Kalle Kilk, Eleringi juht. Öelge nüüd otse välja, teie olete süüdi nendes suurtes elektriarvetest, mis me veebruari alguses saime? Mingi osa kindlasti nendest arvetest tuleb ka meie kontole ja me peame pingutama, et need oleks väiksemad. Teeme nüüd selle definitsiooni osa ära, et te olete Eleringi juht. Elering ja Enefit, need on nagu astronoome ja astroloogia, et ühel pool on einastu, teisel pool on mang või on see suhe kuidagi natukene teistsugusem? Ma arvan jah, et energeetika on täpselt sama keeruline nagu need astronoomia ja astroloogia, et siin ongi päris paljud erinevad ettevõtted tagavad mingi osa kogu sellest teekonnast, mille järgi elekter siis lõpuks koju jõuab. Et keegi toodab elektri, keegi kannab kõrgepingevõrgus üle, keegi kannab jaotusvõrgus üle, et meie olemegi seal keskel see kõrgepingevõrk. Te olete põhimõtteliselt, kui seda nüüd võrrelda nii-öelda poeketiga, et kui kuskil on see piimatootja, siis on see keskladu ja siis on see pood, kus ma selle piima kätte saan, siis te olete pigem see keskladu. Ma arvan, et see on päris hea võrdlus, jah. Okei. Ühtlasi see tähendab seda, et teie sellist tarbija pahameelt otseselt see teieni ei jõua, et pigem on siis Enefiti telefonid need, mis huugavad ja inimesed väljendavad oma nördimust. Ja tegelikult ikka meil helistatakse ka suhteliselt palju, sest meie lisaks sellele, et meie käes on kõrgepingevõrk, et meie hoolitseme ka selle eest, et inimeste elektritarbimise andmed oleks igal pool kättesaadavad, ehk siis andmeladu on meie käes. Ja sellega seoses loomulikult, et kui sa näed oma infot sealt, siis sa ka üritad uurida, et miks see info on selline, et meile päris palju tegelikult ikkagi päris lõppkliendid ka helistavad. Inimene helistab, ütleb, kuulge, kus ma nüüd siis eelmine kuu nüüd siis nii palju tarbisin, et ma ometigi tõmbasin sügavkülma välja, eks ole, lükkasin põrandakütte nulli. Just sama tüüpi kõnesid, jah. Kuulge, elektriarvele lisandus nüüd just 2 rida. Öelge, kas see suhtekorralduslikult oli nagu kõige geniaalsem tulla nende uute ridadega, sisuliselt siis ikkagi maksutõusuga, välja just nimelt aasta alguses, kus on teada, et ega see jaanuar ja veebruar, isegi siis, kui on soe, Eesti talve mõistes soe, eks ole, et on need keskmised arved natukene suuremad kui juulis. Et võib-olla oleks ikka suvel, nagu meil siin, eks ole, käibemaks tõusis suvel 2% ja keegi pannud tähelegi. See on kindlasti selles mõttes inimestele raske moment, et niigi arved kõrged, et siis tuleb täiendav rida juurde. Aga seal on taga jah, põhjus on selles mõttes päris lihtne, et seesama üks nendest arvekomponentidest, mis on varustuskindluse pool, millega me tagame, et meil elektrijaamasid oleks piisavalt, et selle teenuse hanke me eelmisel aastal sõlmisime ja nüüd käesoleva aasta jaanuarist me hakkame siis nendele jaamadele maksma seda teenuse tasu, et siis samast, et kes tuleb hakata ka koguma siis tarbijate käest seda raha, sest tegelikult ju tarbija jaoks seda elektrijaama vaja ongi seal. Ja see teine komponent, see tasakaalustamistasu, see tuleb samamoodi, et iseenesest see kulu tekkis eelmise aasta veebruarist juba sellel hetkel, kui me Venemaa süsteemist ennast lahti tõmbasime. Ja siis meile anti võimalus esimestel kuudel mitte küsida seda otse tarbija käest, võtsime selle ühest eraldi fondist ja algne plaan oli siis, et alates juulikuust hakkaksid tarbijad tasuma seda. Eelmise aasta juulist. Eelmise aasta juulist, just. Aga siis tänu sellele, et need esimesed hetked selle tasakaalustamisteenuse ostmise turul olid hästi volatiilsed, tundusid, et kulud on hästi kõrged, siis oli mõte, et ärme seda kohe tarbijate kaela pane, et ootame, kuni turg rahuneb maha, lükkasti lihtsalt pool aastat edasi. Ja tuli veel hullemini, tahtsime parimat välja kukkus nagu alati põhimõtteliselt. Aga kusjuures ma arvan, et tegelikult tuli välja päris hea, et isegi see hetk, kui seda nüüd hakatakse kasutama 1. jaanuarist, võib tunduda kehv, aga siis selle poole aasta jooksul, mille võrra lükati seda nii-öelda tarbija kraesse langemist edasi, et selle aja jooksul tegelikult kulude tase läks päris kõvasti alla. Et tänu sellele see algne prognoos, mille võrra me eeldasime, et kui palju siis tarbija maksma peab, see läks tükk maad väiksemaks. Et positiivne efekt oli ka. Teine loogika ka see, et kui sa saad niikuinii, eks ole, mingisuguse miljoni arvet, ega siis sa seal seda paari protsenti enam tähele ei panegi. Jah, ega need kaks rida ju kokku tegelikult ongi, et minul oli jaanuarikuu arve oli mingi 330 eurot äkki ja sellest kuskil vist äkki 15 või 14 eurot oli siis need 2 väikest rida. Et selles mõttes, minul on kodus eramaja, suhteliselt ökonoomne eramaja, kütan õhksoojuspumbaga, vahepeal külmad ajad ja kallid hinnad, siis kütan ahju lisaks. Ja mul on börsipakett ka, et mul ongi 2 asja, et talvel ju niikuinii arve läheb tarbimise mahu kasvu tõttu suuremaks ja lisaks ka hind oli kõrgem. Ja mina siis kokkuhoidliku inimesena mõtlesin, et okei, ma natuke reguleerin seda, et kütsin ahju iga päev. Ahi käib puudega? Jaa. Millal maksustatakse puudega kütmine? Ma kujutan ette, et see võib käia riigile ja ka teie asutusele ja veel Reformierakonnale eriti närvidele. Keegi saab oma metsas, saab toa soojaks, saastab, eks ole, õhku ja
ainus aktsiis, mis me saame, eks ole, on võib-olla see metsaveo välja, traktori ma arvan, et kui sinna pannakse maks peale, siis ma lähen ka Toompeale piketeerima selles mõttes, et ma olen ikka natuke talupoeg peast, et ahikütte on ikka eestlase ikka. Esiteks, üks asi on see, et sa hoiad kulusid kokku, see on mõistlik, aga teine asi, mis mulle on väga oluline, on kriisivalmidus. Et ikkagi mõelda selle peale, et kunagi ei tea ju, et kas elekter korrata, mis põhjusel ära läheb. Vabandust, selle sõna võib välja lõigata. Ei, selle me jätame sisse, see on, ma järgmises küsimuses kohe kasutan seda ise ka. Aga jah, et see ahi just selles olukorras, kui mingil põhjusel see elektrit ei peaks olema, et mina tunnen ennast ikka tükk kindlamalt, kui ma saan vähemalt mingi miinimumtemperatuuri endal majas sees hoida, hoolimata, et elektrit ei ole. Pliit on ka? Pliit on ka olemas täiesti. Pliit on veel parem kui ahi, sest pliidile tule alla kohe hakkab sooja tulema. Ja väike kaminakene on ka. Salvkaev? Kahjuks ei õnnestunud seda Tallinna piires Nõmmel ei lubata teha. Et ühesõnaga ikkagi, kui see päris kriis tuleb, et siis teil peab... Siis ma lähen maale. Maal on ilusti salvkaev olemas, ilusasti kookudega, vändaga saab sealt välja tõmmata, nii et... No nii, siin tuli veel see palatalisatsiooni harjutus ka, kas ta on salvkaev või salvkaev? Mina ütlen salvkaev. Vist on salvkaev, jah, vist on õigem, jah. Aga ma olen ka natuke Lõuna-Eesti muret, ma ei oska öelda, et kumba pidi Põhja-Eestis võiks öelda. Ma olen ka Tartumaalt pärit. Kuulge, 330 € oli teie jaanuarikuu arve. Päris suur, kuigi ma eeldan, eks ole, et teil on seal ka mingi põrandakütted, eks ole, ja õhksoojuspump, eks ole, ma sain aru, ja üht-teist tuleb veel juurde. Aga kui siin nüüd need veebruarikuu alguses need arved hakkasid tulema, siis ju kutsuti ka üles, et inimesed, kes elavad Soomes, et saatke, mis teil siis korterites arved olid. Ja tõepoolest olen ka ise näinud arvet, küll inimene üksi elab, eks ole, ja tõenäoliselt väga palju ei tarbi, aga kas tal oli 19 € äkki oli see arve või? Kuule, kas need soomlased ja rootslased, kas nad on lollid, et nad ei oska inimeste käest normaalselt hinda küsida? Mis 19? 190, see on normaalne arve. Aga kas te võrdlesite huvi pärast, et kui palju samasugusel üksikul inimesel Eestis korteris läheb? Et ma tegelikult hüpotees on, et need on üpris sarnased numbrid. Muide, küsisin just toimetuses ja tõepoolest seal üks härra vastas, et jah, tal oli seal ka kuskil 25 kanti. Tõsi, see oli tõusnud eelmine kuu siis järelikult siis detsembri arve, detsembrikuus kätte saadud arve või detsembrikuu arve jaanuaris, mis ta oli kätte saanud, oli vist 15 €. Et selles mõttes protsentuaalselt ikkagi tõus oli meeletu. Mul näiteks on lähikondlastel on kolmetoaline korter ka vanas paneelmajas, kus on ka kuskil 30 € kanti tavaliselt arve olnud ja nüüd jaanuari arve oli vist 34 või 35 €. Et selles mõttes ta on samamoodi, et fikseeritud hinnaga pakett, eks ja lihtsalt, et talvisel ajal natukene rohkem võib-olla, ma ei tea, tuled põlevad ja aga lihtsalt ikkagi üksiknäidete pealt on alati keeruline ju tegelikult aru saada, et kas meil on kuskil mingi süsteemne probleem, et sellepärast ja muuseas üks asi, mida tuleb välja tuua, et Eestis on niimoodi, et Eestis on võrgutasu on üle Eesti on praktiliselt kõikidel enam-vähem sama, sõltumata sellest, et kas sa istud hästi pika ja ebaefektiivse võrgu otsas või kuskil linnas. Soomes näiteks on päris palju kohalikke jaotusvõrku, mis ongi spetsialiseerunud linnadele ja osad on maapiirkondade omad ja linnapiirkondades ongi võrgutasud väiksemad tänu sellele, et nad seal üle riigi ei kuidagi nivelleeri ära seda kulu. Et Eestis on ju lihtne, et kui Elektrilevi ju tegelikult võrgutasu mingil määral need korteri inimesed tegelikult maksavad rohkem selleks, et subsideerida kuskil kaugemate talupiirkondade tarbijaid, eks. Aga Soomes ongi korterites, osadel ongi võrgutasu lihtsalt väiksem. Aga see on väike nüanss lihtsalt, et võib-olla Eesti kontekstis ei ole see väga oluline, aga ma arvan, et üldine asi, mida tegelikult tasub võrrelda on see, et sama laadse tarbimise suurusega leibkonnad, et kui palju nad siis maksavad Soomes ja kui palju Eestis. Ja tegelikult Eurostat on selline tore asutus, mis Euroopas teeb statistikat ja nende andmete järgi tegelikult sellise väike keskleibkonna lõpptarbimise elektrihind on tegelikult Eestis ja Soomes umbes sama. Vahetevahel on Soomes natuke kõrgem, vahel Eestis natukene kõrgem. Et selles mõttes jah, et ta nagu absoluutväärtuselt see elektri hind Soomes ei ole liiga palju suurem, liiga palju väiksem, kuigi meedias võib selline mulje jääda, et Soomes on hästi odav. Aga ma arvan, et mis on tegelik probleem on see, et Eestis lihtsalt see ostujõud ise on väiksem, eks. Et kui sa mõtled, et kui palju sa selle 30 € arve eest alternatiivina saaksid, sa pead tööd tegema selleks Eestis tükk maad rohkem, et sama kogus elektrit osta. Et see on see põhiprobleem. Kuulge, te olete tippjuht. Öelge mulle, kus Eesti tegi selle vea, kui me vabaks saime? Siis hea sõber Karl-Martin Sinijärv sõnastas kunagi, et
et niimoodi 90. alguses me lootsime, et me hakkame elama niimoodi, et tööd teeme nagu Venemaal, hinnad on nagu Hiinas ja palka saame nagu Soomes. Aga 10 aastat hiljem selgus, et tööd teeme nagu Hiinas, palka saame nagu Venemaal ja hinnad on nagu Soomes. Kus see viga süsteemi sisse tuli? Jah, see on paratamatult jah, et kui sa liitud mingi seltskonnaga, eks, et siis sa üritad samasse kiirusesse jõuda kuidagi, et meie kaubad ja teenused kõik läksid hästi kiiresti samasse kiirusesse, aga palgatasemed ei tahtnud nii kiiresti järele tulla. No ikka veel ei ole isegi, jah. Jah, aga nad on tegelikult see vahe on läinud ikka oluliselt väiksemaks. Ja võib-olla lihtsalt, ma arvan, et see majanduses üldiselt täna on võib-olla lihtsalt see, et me nendel iseseisvuse algusaastatel tegelikult tundsime seda edasiminekut ja see aitas kuidagi, et inimesel on ikka tükk maad lihtsam elada, et on küll praegu raske, aga me näeme, et asi läheb paremaks. Ja mis on tänasel päeval on natukene keerulisem, on see, et me ei tunneta enam seda arengut. Ja siis, kui me veel võrdleme, et aga naabritel näed on ikka parem ja meil arengut ei ole, see tekitab sellise halva tunde, et inimesed tegelikult elavad lootuse pealt, parema tuleviku pealt. Et ma arvan, et see on meil keeruline koht, et me peame kuidagi saama selle arengu uuesti töösse. Meil on vaja uut tiigrihüpet. Ütleme laiemas mõttes, jah. Muide, tiigrihüpe võib-olla isegi praegu oli päris selles mõttes selline näide, mille põhjalt saaks edasi minna. Tiigrihüpe, miks ta oli hea? Me jätsime vahele, põhimõtteliselt jäi Eestis vahele fakside periood. Võib-olla ma eksin, aga päris mitmes sellises vanas rikkas Euroopa riigis läks arvutite tulekuga natukene kauem aega, sest neil olid niivõrd head faksid, neil olid niivõrd head telefonid, äkki isegi piiparid töötasid kuidagi nagu ägedamalt kui meil, et neil ei olnud nagu seda otsest motivatsiooni arvutite peale üle minna. Meil tuli, ühesõnaga me jätsime ühe etapi vahele, läksime kohe, ostsime need kõige jõukohased küll, aga kõige ägedamad asjad, mis tol hetkel osta sai, eks ole, ja läksime selle koha pealt edasi. Toomas Hendrik Ilves on korduvalt rääkinud, kuidas ta nägi, et mismoodi nagu Google'i otsingumootor töötab, et vau, see on nüüd asi, mis muudab maailma, eks ole. Ma loodan, et see oli Google'i otsingumootor. Kas me energeetikas ei saaks praegu sellise samasuguse hüppe teha, et jätaks selle rohefaasi vahele, mis nüüd vist on osutunud mõnevõrra ummikteeks ja võtaks kohe nagu selle järgmise etapi? Jah, eks kui väga hästi teaks, et mis see järgmine etapp on, aga see rohefaas ka, et võib-olla siin natukene ikkagi on sellele pandud natuke demoniseerivat silti külge. Et tõepoolest, et ma ka seda ei toeta, et asju tehakse mingisuguste puhtalt ideoloogia põhjustel. See lause juba tähendas, et see poliitiliselt see rohejutt viimase 4-5 aasta jooksul on olnud pigem ideoloogiline kui selline parima energeetika teadmise. Mina seda ei tea, aga ma ütlen nii põhimõtteliselt, et asju ei tasu teha ideoloogia põhiselt. Küll aga ma tean seda, et kui me teeme täna näiteks valikud, et kas me täna tahaks ehitada ühte või teist tüüpi elektrijaamasid, siis nendel elektrijaamadel, mida meil on öeldud, et need on ka roheideoloogiast lähtuvalt head asjad, need tegelikult need on ka tehniliselt väga head, sest nendega kaasnevad kulud on tegelikult ka madalad. Et ikkagi, kui tänasel hetkel tuulikud oleks meid 2 korda rohkem, siin samas detsembris, jaanuaris, veebruaris olnud, ilmselgelt meie arved oleksid väiksemad. Et selles ei ole kahtlust. See tuulik ikka siis tasub ennast ära. Ma kujutan ette, et kui sa paned püsti Tallinna telemasti kõrguse tuuliku, eks ole, enam-vähem, siis see maksab ka ikka nagu Tallinna telemast, eks ole. Ja millal ta siis ennast lõpuks ära tasuma hakkab? Kindlasti. No, selle jaoks on tegelikult selle majandusliku tasuvuse hindamise metoodikad, mis ütlevad, et kui sa algusest peale võtad selle ehitamise kulu ja käikus hoidmise kulud ja jagad ära kogu selle tuuliku eluea jooksul toodetud energia peale, siis sa saad teada, kui palju see keskmine energia sealt maksab. Ja selle tuuliku keskmine energia on kuskil 0,5 senti kilovatt-tunni eest, mis on päris mõistlik indeks. Ja tema eluviga on? Ütleme 15-25 aastat sõltuvalt sellest, kui hästi ta tehtud on. Et tänased vanimad tuulikud siin Eestis on ju ikkagi 2005-2007 aastast töötavad päris ilusasti. Ja Eesti kliima ja ilma omanik Kain Kallis on andnud kuskil allkirja, et tuul puhub meil jätkuvalt edasi ja pigem tugevamalt kui seni. See on, et tuul puhub, vahepeal ei puhu. Ja selle mõte ongi see, et nendel hetkedel, kui ta puhub,
siis nendel hetkedel sa kallist kütusest ei pea elektrit tootma, ehk siis, et vaatad aasta kogukulu, tänu sellele aasta kogukulu läheb väikseks. Loomulikult mingitel hetkedel tuleb panna kallimad elektrijaamasid käima, aga seal on väga suur vahe, kas sa kallid elektrijaamad paned käima 8760 tundi aastas või sa kallimad elektrijaamad paned käima ainult 2000 tundi aastas, võib-olla 1000 tundi aastas. Ja see ongi kaks asja, mida tegelikult taastuv elekter odava kütusekuluga elekter annab, et teda on võimalik üle Euroopa paljudesse kohtadesse panna väikese ülekattega. Et nendel hetkedel, kui endal koha peal vaja ei ole, siis saad seda naabritele laenata. Ja tegelikult see on levinud eksi arusaam, et tuul puhub igal pool samal ajal. Ei puhu. Vaadake ringi. Põhjamaade ja Leedu vaheline korrelatsioon tuulel ei ole väga suur. Päris palju päevasid, kui Leedus on suur tuul, Soomes väike. Ja nüüd ongi efekt selles, et kui meil on tugev võrk suhteliselt, siis me saame tegelikult jagada seda ressurssi. Kui meil oleks ainult Eestis tuulikud, siis me võib-olla seal kõrval peaks ütleme pooltel tundidel peavad töötama kallid jaamad. Kui me oleme ühendatud naabritega, siis ainult võib-olla veerandil tundidel. Et see on selles mõttes kaks efekti. Üle Euroopa soodsaid allikaid ja piisavalt tugev võrk, et me saame jagada üksteisega soodsat elektrit. Ja loomulikult koha peal varuks siis nendeks hetkedeks, kui teistel ei ole ja endal ei ole, siis peavad olema need juhitavad elektrijaamad. No, Eestis on täiesti märkimisväärne tuulikute või tuulegeneraatori parkide või siis tuugenite selline vastane liikumine. Et see on kindlasti mõnevõrra poliitiliselt motiveeritud. Mõnevõrra on seal taga ka võib-olla sellist alternatiivteadust, aga päris kindlasti on seal taga ka inimeste täiesti siirast hirmu, et alates sellest, et vaate rikub ära ja lõpetades sellega, et aga mis siis saab, kui ta pikali kukub, eks ole, või tõepoolest, eks ole, tekitab mingit vibratsiooni, mis mu südame puperdama paneb. Kõigele lisaks hiljuti rääkis ERR-il antud intervjuus Hendrik Toompere, siis vahendas siis ühte juttu. Jutt oli siis umbes selline, et Euroopa suured metallurgiafirmad või muud tehased, eks ole, et tahtes saada kirja nii-öelda rohelist märki, et nad siis kasutavad ka taas kasutatavat energiat, panevad siis oma piirist mõnevõrra kaugemale püsti siis tuugenipargi, saavad siis sellega nii-öelda öelda, et me siin tegeleme hästi rohelise asjaga ja tegelikult neid ei huvita, kas see tuugenipark tööle läheb, kas ta on tasuv ja nii edasi. Kui palju selles jutus on tõtt, kui palju hirmu? Jah, antud juhul vähemalt see teooria, et keegi paneb tuulikupargi Eestisse püsti sellepärast, et keegi Saksa onu tahab sellest nii-öelda rohelist indulgentsi osta, et see ei vasta tõele. Et see osa rahast, mis seda nii-öelda rohelist energiat on võimalik üle kanda üle riikide piiride, kui sa ostad seda rohelise sertifikaadi, eks, et sellel tootjalt Eestist ostad sertifikaadi, nagu saad endale selle, et nagu mina oleksin kasutanud seda rohelist energiat, aga nende hind ja kogus ja nende osa selles eriplaanis on üliväike, et nagu mingid protsentidest räägime siin, et keegi ainult sellepärast ei pane tuuleparki püsti, see on kaasnev kasu ja tänu sellele, et need tuulepargid, mis Eestisse püsti pannakse, mis soodsa elektri jätavad Eestisse, nagu ma enne seletasin, siis neid tuuleparke on siia tükk maad lihtsam investoril teha, kui ta näeb, et äkki tal on mingi täiendav kasu sellest veel. Näiteks saab müüa sellele Saksa onule selle rohesertifikaadi. Aga lihtsalt viimasel ajal, kuna neid rohetootmisallikaid on hästi palju tekkinud, siis ka nende sertifikaatide hinnad on ikkagi suhteliselt madalal, eks. Et ega see tegelikult äriplaani osa ei ole, et Saksa onule Eesti arvelt midagi paremat anda, et enamus nendest tuuleparkidest pannakse ikka selleks püsti, et müüa kellelegi elektrit piisavalt hea hinnaga. Miks igal pool mujal maailmas on need tuuleparkide projektid vähemalt seisma pandud, kui mitte päriselt ära lõpetatud? Midagi on valesti ikka nendega? Ma ei ole kindel, kas see väide päris tõele vastab, et siin on meedial on selline huvitav moodus, et ta tihtipeale mingid asju võimendab ja mingid asju ei räägi välja. Et see võib olla ka osaliselt kuvand, mis on lihtsalt tekkinud võrreldes sellega, et mingil hetkel oli buum ja nüüd mingites projektides on otsustatud, et okei, sellega me edasi ei lähe. Ja siis, kui sa osutadki välja ainult nendele projektidega, millega edasi ei minda, siis jääbki mulje, et kõikidega ei minda edasi. Tegelikult roheenergia areng on maailmas väga kiire ikka edasi. Et arusaadavalt, et on mingisugused piirkonnad, nii nagu USA näiteks, mis nagu isegi riiklikul tasemel pigem nagu tahab öelda, et ei ole siia tere tulnud, aga on päris palju regioone, kus
ei üldse mitte ideoloogiliselt, vaid lihtsalt vaadatakse. Seesama loogika, nagu ma enne selgitasin, et tuulikute juurdekasv aitab mul keskmisi kulusid alla viia. No tooge mõni näide, mis piirkonnad? Hiina. Meeletult palju paigaldab tuulikuid. Ma olen aru saanud, et Hiina rajab järjest kivisöejaamasid juurde. Isegi kui, ütleme niimoodi, et kui kogu paketis Hiina rajaks juurde kogu oma energia tarbimise kasvu vastu kivisöejaamasid, siis me peaksime ikka väga mures oma planeedi tuleviku pärast olema. Aga tänu sellele, et nad rajavad päris suure osa sellest juurde tulevatest elektrijaamadest ikkagi just päikese- ja tuuleelektrijaamad, siis ma arvan, et Hiina on pigem nagu üks nendest progressiivsematest riikidest. Just sellepärast, et neid see ideoloogia väga ei huvita. Nad näevad, et see on kasulik. Saksamaal nüüd jälle samas, ma saan aru, eks ole, valutakse seda sama tulist kurja, et mille kuradi pärast me pidime need tuumajaamad kinni panema ja nüüd nende taaskäivitamine võtab jälle hirmsasti aega ja raha. Et selle tuule peale ikkagi nagu, ta on küll tore, kui ta olemas on, eks ole, kui ta juba püsti on, see investeering on tehtud, eks ole, ja ta ei vaja igapäevast poputamist ja remonti, eks ole, väga tore, et ta puhub, eks ole, jälle piirnikene põleb, aga nii-öelda see igapäevane särts, selleks ikkagi nagu tuumajaamast paremat lahendust vist hetkel ei ole maailmas. Ma ikka 100% selle väitega nõus ei ole. Ma arvan, et energiasüsteem toimib kõige paremini, kui tal on erinevad komponendid erinevateks vajadusteks. Et noh, kunagi ma ülikoolis käisin, siis mulle õpetati, energeetikat õppisin, meil seal lektori härra ütles, et energeetikasüsteemis on baaselektrijaamad, on keskkoormus elektrijaamad ja siis on tipujaamad. Just nendeks hetkedeks, kas sul on vaja mingit baaskoormust või sa tahad päeval reguleerida või siis ongi need mõned päevad aastas, kui sul ongi korraks vaja mingi jaam käima panna. Ja ma arvan, et energiasüsteemis toimivadki komponendid ka praegu samamoodi, et sul on igal tootmise viisil on oma mingi roll. Et tuumaelektrijaam sobib suurepäraselt, aga samamoodi sobivad näiteks tuulikute kõrvale väga hästi just vastupidi mingid sellised elektrijaamad nagu gaasielektrijaamad. Vahet pole, kas nad töötavad fossiilsel gaasil või mingisugusel biogaasil, mis suudavadki ennast hästi kiiresti käima panna, siis kui tuult ei ole ja siis kui tuul jälle tekib, siis kormavad ennast maha ja kokkuvõttes nende kulu ei ole väga suur. Kas ma olen õigesti aru saanud, selle gaasijaama eelis näiteks põlevkivijaama ees on see, et kui seal põlevkivijaamas sa pead nagu seda ahju tükk aega kütma enne, no kui me teeme enne selle pliidi näite, eks ole, et pliidi ahju näide, et põlevkivijaam on siis pigem see ahi, mida sa siis kütad ja ta hakkab siis võib-olla 4-5 tunni pärast normaalselt sooja andma. Aga pliidil, eks ole, teed tule alla, juba ta hakkab õhkama, eks ole. Täpselt, väga hea analoogia. Mulle väga meeldib selline, et nende samade põlevkivijaamadega ongi selline, et kui sa tahad teda käima panna, siis 12-20 tundi on need vanad elektrijaamad ja see pole mitte ainult see aeg, mis sa kulutad, vaid ka see kulu, see ainult selle soojaks kütmise kulu on meeletult suur. Me räägime siin ikka 5 või 6 kohalistest numbritest, eks. Kummast jaamast me praegu soja... Need samad põlevkivi elektrijaamad, eks, just. Et neid käima saada, kulutad palju raha, pead ootama palju ja siis kui sa lõpuks käima saad ja kui sa pead teda jooksutama ainult siis 1 või 2 tundi näiteks, kogu see raha on raiskuseks. Tavaline gaasielektrijaam. Rubilnik sisse ja juba hops läheb. Kas me nende gaasijaamadega ka jälle ei ole nagu natukene rongist maha jäänud? Ma nüüd täna just lugesin mingit tarka artiklit, kus öeldi, et suured AI-ga töötavad firmad juba ostavad gaasijaamade tehnoloogiaid kokku ja ajavad hinnad üles ja selline väike tarbija nagu Eesti riik või väike klient, et see ei pääse löögile. Jah, ma siin olen ka nõus, et kui me oleks nii targad olnud umbes 5 aastat tagasi, et me oleks hakanud siis gaasijaamasid rajama, küll me täna õõruks käsi ja parastaks teisi. Aga elu on selline, tuleb hakkama saada. Isegi tänased hinnad on kindlasti, esiteks nad on läinud kuskil 2 korda suuremaks, kui ma tahan gaasijaama ehitada näiteks, eks. Pluss on see, et tõesti see ooteaeg on see, mis natukene muret tekitav on. Et kui meie omal ajal Kiisa elektrijaama, mis on ainult reservelektrijaam, me seda turu jaoks ei kasuta, ta ongi meie jaoks ainult varustuskindluse jaoks, umbes 10 aastat tagasi ehitasime, siis sellega võrreldes tänased perioodid on 2 korda pikemad, kui sa teda ehitama pead ja asi maksab 2 korda rohkem. Ikka liiga hilja, liiga vähe ja liiga kallilt. Jah, aga ikkagi nõus. Aga vaatame olukorda 5 aastat tagasi, kui isegi inseneride tüüpi inimesed oleks siis ütelnud, et oleme nii kenad ja hakkame nüüd gaasi elektrijaama ehitama. Sellel hetkel oleks meid naerdud välja selle jutuga, sest sellel hetkel gaasi tunnetati kui julgeolekuohtu, sest me ju saime kõik torugaasi Venemaalt sellel ajal ja ega
miks me peaks teda liiga palju usaldama. Et tänasel hetkel me oleme ilusti kõik torud lahti lõiganud, gaas tuleb kuskilt rahvusvaheliselt LNG turult, kus ei ole seda ohtu, et mingi tüüp vahet pole, kas keerab sul kraani kinni või siis ütleb, et okei, maksa nüüd 10 korda rohkem, muidu keeran kraani kinni. Et täna on nagu gaas selles mõttes, ta on oluliselt turvalisem kütus meile, et seal on eksisteeriv maailmaturg ja kui üks tarnija sul tahab kägu ajada, siis lähed teise juurde ja teeme nüüd ühe asja selgeks. Kõik hinnad on minu eluea jooksul ainult tõusnud. No peaaegu et ainus hind, mis on paigal või on langenud võrreldes muuga, on viina hind. Ma ei väsi seda intervjuusse nagu kordamast. Hoidku jumal, et ma hakkaks nüüd tegema mingi karskus propagandat, aga ega ma päris täpselt ei saa aru, miks pool kilo haljast viina peab maksma 6-7 eurot see odavama otsa. Sellest päevapraadigi, eks ole, Tallinnas igal pool vähemalt mitte. Aga kõik ülejäänud hinnad, okei, võib-olla mingi tehnika ka, eks ole, elu esimene telefon, mis ma ostsin Nokia 3110 äkki, maksis ikka hirmsat raha, ma arvan, see võis olla aastal 98 äkki 5000 krooni või oli ta 3500 midagi. No see oli toonastesse hindadesse nagu ikkagi arvutatud hirmus raha. Et see on nagu odavamaks tulnud, aga ka pisut, eks ole. Aga kõik elektroonika, eks ole, aga kõik ülejäänud asjad tegelikult ju kallinevad. Et ega see elektri hind ükskõik, mida me ka teeme, kui meil läheb ka kõige parem plaan käiku. Elektri hind selliseks mõnusaks, odavaks ta ei tule, ta jääb sellesse proportsiooni pere budžetist, nagu ta praegu umbes on. Tuleb realistlik olla tõesti. Ja ma arvan, et nagu ikka, igas hetkes sa pead mõtlema lihtsalt, kas selle hetke otsus teeb tuleviku alternatiividest mingisuguse suure vahe sisse, et kui me täna otsustame midagi, kas siis elektri hind kasvab nii palju või naa palju. Kasvab ta igal juhul, see on selge. Ütleme, ma olen tegelikult realist. Ei ole võimalik eeldada, et elekter on kuidagi nagu täpselt nii, nagu enne siin välja toodud oli, et praktiliselt kõik asjad kasvavad alati. Ja natukene on see ikkagi seotud vist ka majanduse olemusega, et selleks, et mingit arengut on, peavad ka mingisugused hinnatõusud sinna kuidagi juurde tulema, eks. Las see makroökonoomika jääb sinna, et ma arvan, et jah, et elektri hinna odavnemist mina ei julge küll kellelegi lubada. Küll aga ma saan öelda seda, et kui me täna teeme tarku otsuseid, siis see mõju ei pruugi olla liiga suur kasv. Me suudame seda kasvu hoida kontrolli all. Minister Sutil on plaan teha järgmise 10 aastaga, kui ma nüüd olen õigesti aru saanud, 15 miljardit investeeringuid. Ja nende peamine mõte peaks praegu olema siis see, et aastal 2035 ei tossa meil enam ükski põlevkivijaam. Suur osa, eks ole, sellest 15 miljardist on mõeldud minema tuuleenergeetikasse, miljard läheb võrkudesse, meretuulepark on seal sees, suuremahuline vesisalvesti, eks ole, ja muuhulgas ka tuumajaama projekt. Rääkisin Sutiga, tuumajaama projekt. Et kas see poliitiline otsus on vastu võetud? Ei, veel ei ole, aga me tegelikult ikkagi vaikselt liigume sinna suunas. Ega meil, kui me oleme kokku leppinud, et me selle põlevkiviga peame parem või hiljem lõpetama, ega meil vist tuumajaamast ikkagi nagu paremat lahendust sellise stabiilse särtsu saamiseks ei ole. Või? Vaata, siin tuleb natukene võib-olla isegi korraks ennast välja tõmmata Eesti perspektiivist, et ma arvan, et üldiselt maailma mõttes ei ole võimalik ilma tuumaenergiata tulevikus hakkama saada täiesti kindlalt. Et ma lihtsalt ei näe, mis see teine mõistlik alternatiiv on. Aga nüüd küsimus, et kas see tuumaenergia tootmise võimekus peaks olema igal riigil või siis mingis osas me natuke jagame seda võimekust, et see natukene sõltub sellest, et kui keeruline see tehnoloogia on, sest miks ju varasemalt ka on ainult vähestes riikides need tuumaelektrijaamad, et see nõuab sinna kõrvale ikkagi päris korralikku tugivõrku, alates siin tuumaregulaatori võimekusest ja tuumaalased teadmised, päris palju inimesi peab olema, kes sellest aru saab. Et juhul, kui tuumaenergeetika läheb tulevikus lihtsamaks, kuidagi nagu lähed võtad riiulilt endale sobiva reaktori sisuliselt ühendad endale kuhugi võrku. Et sel juhul on võimalik seda väga palju lihtsamini kõikides riikides kasutusele võtta ja ma usun, et nagu kaugemas tulevikus see ühel hetkel juhtub, ma lihtsalt ei ole kindel, kas minu silmad seda veel näevad. Just tahtsin küsida, et vabandust, minu tegemata töö, vanad olete? Mina olen 48 aastat. 48, me oleme eakaaslased. Kas meie oma eluea jooksul näeme ära tuumajaamade tuleku? Eeldatavasti me ikkagi elame siin 50 aastat veel. Natuke tahaks veel elada ja ma arvan, et Eestil tegelikult see potentsiaal kuskil 20-30 aasta jooksul tuumajaam saada on olemas,
aga see eeldab ikkagi päris paljude õnnelike juhuste kokkulangemist, sest seesama moodulreaktorite suund, mille suunas me vaatame, et see võiks olla realistlik, et see ei ole väga palju nagu erilahendusi nõudev asi. Aga ikkagi, et siin on väga palju vastuseta küsimusi veel, et kuivõrd tasu see on ja kas seda tegelikult on võimalik teha selliseks, et ta olekski peaaegu nagu riiulilt võetav ja ilma liiga suure pingutuseta saad uutesse kohtadesse ehitada. Teate, Kalle, mul on teile isiklik palve. Kui te peaksite sattuma nendele koosolekutele, kus hakatakse seda tuumajaama ehitamist nagu planeerima, et siis mul on palve, et vähemalt järelvalvesse palgataks jaapanlased või sakslased või UFOd või mõni muu kõrgem organism, kes hoiaks ehitusel silma peal, sest mul tuleb hirm nahka, kui ma mõtlen, et me hakkame ehitama tuumajaama, kui ma vaatan, mis kõik toredad ja õudsed vead on meil tehtud siin viimasel ajal suurte ehitustega. No, Terviseameti külmlaost ärme üldse räägigi, võtame selle aasta uudised, et tallinlased jäävad ilma veeta sellepärast, et ei osatud arvestada, et mingil hetkel puhub tuul ebameeldivast suunast, eks ole, ja väljas on 10 kraadi külma. Või et Tartus valmib tohutu kallis renoveeritud sild, aga et kellelgi läks meeles selle laius ära mõõta. Bussid ei taha teineteisest väga hästi mööda enam minna. Et kuulge, kus see tuleb, et me teeme selliseid eksimusi? Kas see tuleb see, et kes teeb, seal juhtub või me ikkagi ei oska kuidagi nagu peremehed olla? Esiteks, mina arvan see, et vigasid ei tohi kuidagi nagu stigmatiseerida. Et ma tooksin siia mingi analoogi, et kujutame ette, kellest inimene kunagi välja arenes. Ilmselt roomajatest, eks. Ühel hetkel olime 4 käpakil ja kujutame ette, et kui meie isad oleks kogu aeg meile tappannud, siis kui seesama 4 käpakil roomad ja üritad ennast 2 jalale ajada, saad peksa. Ei, viga, ära tee. Ajad uuesti 2 jalale, proovid kõndida, koperdad, isa annad jälle peksa. Et me ei oleks kunagi arengut saavutanud sellisel moel, et vigasid ei tohi paaniliselt vältida, lollid on need, kes ei oska vigadest õppida. Et seesama külmlao näide, et okei, ei saa sellesse suhtuda kuidagi niimoodi, et ikka juhtub. Niisuguse asju mõistlik oleks ennetada, aga kui siis juhtub, ärme jumala eest seda tüüpi, kes selle niimoodi tegi, ärme siis teda ülespoo kohe. Kuulge, seal see õnnetus ongi. Seal seda tüüpi, nagu te piltlikult ütlesite, eks ole, karistada ei saagi, sellepärast, et õnnetu riigisekretär Taimar Peterkop pidi tooma eesti keelde mõiste kobarkäkk, kuna konkreetselt selle projekti juures lasid kõik instantsid sellel mõisaköiel ikka niimoodi lohiseda, et seal tegelikult ei saanudki kellegi peale näpuga näitada, sest kõik olid süüdi. Aga mingites kohtades ma olen väga nõus, et nagu selle tuumajaamaga, et see on koht, kus ohutusarvelt kindlasti kokku hoida ei saa. Aga õnneks see ongi täpselt see, et meie enda tarkuse küsimus, et kui palju me suudame sellises kohas õppida kellegi teise käest. Ja meil on siin väga head naabrid tuua, et murelikult soomlased tulevad, hoiavad kullipilgul silma peal. Isegi mitte soomlane ei ise tulema, ma arvan, et eestlased tegelikult on väga vastutustundlikud inimesed. Et kui meil on vähegi aru saada, et kus on need riskikohad, et mina vähemalt kõik energeetikud, keda ma tunnen, ma võin tõesti siiralt öelda, et ükski nendest inimestest ei ole loll ja lohakas. Et selles mõttes ma arvan, et tuumajärelevalves on täpselt samamoodi. Et lihtsalt mõnedes kohtades on see, et tulevad välja mingid sellised asjad, mille peale sa ise ei tulnud. Me ei saa seda endale lubada, et tuumaohutusega seoses sellised asjad välja tuleksid, et siin tulebki väga palju õppida parematelt naabritelt. Kusjuures ma pean nagu nii palju veel oma seda pisut liialdatud näidet pehmendama, või seda tuumajaama hirmu nagu pisut pehmendama, et kui me nüüd peaksime hakkama üles lugema tuumajaamadega sündinud suuri õnnetusi, siis pärast Tšernobõli ja Fukushimat üks suur oli veel. Üks oli Ameerikas oli mingisugune jama ja ma ei suuda praegu selle koha nime öelda ja vist, eks ole, Venemaal oli ka mingisugune selline üks veel niisugune, kas mingis eksperimentaaltehases selline päris, ikka õnnetuse moodi õnnetus. Aga need on küll suured, need paistavad silma, eks ole, need on olulised ja suurte tagajärged, aga tegelikult on need olnud ikkagi nagu üpris vähe. Jah, ta on natukene samamoodi nii nagu lennukatastroofidega, et kui sa võrdled selle kohta, et kui palju inimesed üldse lendavad ja per kilomeeter on ju lennuk üks turvalisemaid reisimise mooduseid, eks. Aga et silma paistavad sellised suured asjad ja ilmselgelt tuumajaamadega juhtuvad asjad on väga suured. Igaks juhuks küsin ära, kuivõrd halb idee oleks tegelikult ikkagi mõelda veel põlevkivi kasutamise peale selles mõttes, et tehnika on arenenud,
me oskame tast, parandage nüüd, kui ma eksin, aga me vist saame põlevkivist natukene paremini ja natukene rohelisemalt särtsu kätte, eks ole, kui 50 aastat tagasi selle sama kamaka kütmise kohta, eks ole. Ja meil teda veel ka leidub, et äkki lihtsalt nagu investeerime natuke paremasse tehnikasse ja laseme selle lauluga edasi. Ütleme, põlevkivi tehnoloogial on üks täiesti kindel tema häda on see, et ta tänases hetkes lihtsalt on jube kallis. Et siin võib alati argumenteerida, et kas see, miks ta kallis on põhjustatud meie poolt tehislikult või mitte. Samad CO2 kvoodi ostmise kulud ja ressursitasud, kui sa kaevandad põlevkivi. Need ongi mingid otsused, mida siis poliitikud saavad arutada. Aga teine on ka see, et ka selle jaama ehitamine ise on tegelikult väga kallis. Et sellise keskmise gaasielektrijaamaga võrreldes selle ehitamise kulu on kuskil 4 korda suurem. Et kui me tahame põlevkivi kasutusele võtta ja me tahame, et ta kuidagi ära tasuks, siis tasub ta ehitada niimoodi, et teda saab kogu aeg siis ka kasutada. Et paralleelselt põlevkivi kasutada niimoodi, et meil on võimalik osta näiteks naabritelt mingitel hetkedelt soodsat elektrit ja siis vahepeal panna põlevkivijaamad käima, see on ilmselgelt kõige kallim lahendus üldse. Et kui me tahame kuskilt osta soodsat elektrit vahepeal ja siis mingil hetkel panna enda jaamad käima, siis on kindlasti odavam gaasielektrijaamad teha. 10 aasta pärast saame me sellise peamise särtsu aastaringselt gaasielektrijaamast. Ma arvan, et peamine särts ei tule gaasielektrijaamast. Gaasielektrijaam saab olema see, mis nendel hetkedel, kui me ei saa soodsat elektrit kas tuule, päikese, naabrite käest, et nendel hetkedel lähevad käima. Et see on ajaliselt, me ise hindame, et küllap neid tunde saab olema võib-olla 1000, võib-olla 1500 ainult, kui neid jaamu tegelikult on vaja käima panna. Aga nad peavadki olema just täpselt selliste hetkede jaoks, nii nagu me praegu tundsime, et see sama talv ju, siin on ta siis 10 või 20 aasta üks kõige külmemaid talvesid, kui järjest pikka aega on külm, et sellistel hetkedel on sellised jaamasid vaja. Et normaalsel talvel, nii nagu siin eelmise aasta talv oli näiteks või üle-eelmise aasta, siis need jaamad oleks käinud ainult 1 või 2 nädalal. Sellel talvel nad oleks käinud 2 kuud järjest. 10 aasta pärast põhisärts tuleb naabritelt, tuulest, päikesest. Mina loodan, et see järjekord on teistpidi, et meie enda kohalikust tuulest ja päikesest tuleb natukene rohkem, natukene vähem tuleb naabritelt ja veel vähem tuleb siis kohalikelt nendelt nii-öelda tagavaraks olevatelt elektrijaamadelt, gaasijaamad näiteks. Põlevkivijaamad on peaasjalikult ikkagi selleks saaks välja lülitatud. Ma arvan, et 10 aastat pluss tänasest on tegelikult tänasest põlevkivijaamadest järel ju ainult Auvere elektrijaam. See ei tööta ju. Auvere elektrijaam tegelikult, tal on tekkinud natuke niisugune mitte töötava jaama aura külge osalt ka põhjusega, et tegelikult ega rahvas ei ole ju varasemalt ka teadnud, kõik elektrijaamad on mingi osa ajast katki. Kuulge, mis selle Auveres nagu siis põhimõtteliselt valesti läks? Ma olen selle sama minister Suti jutust saanud aru, et seal said kokku Eesti põlevkivi ja Prantsuse inseneeria ja ei tekkinud seda keemiat, ütleme siis niimoodi, selle paari vahel. No see võib olla üks osa, aga tegelikult on see, et mina olen noor inimene, ma pean ennast nooreks inimesest ja päris täpselt ei mäleta, kuidas 50-ndatel ehitati neid esimesi põlevkivijaamasid, aga targad inimesed... Kui te olete 77 sündinud, siis ilmselt mälu ütleme niimoodi, mälupilt ei ole see. Just, aga 95. aastal ülikooli minnes seal oli päris palju inimesi, kes olid selle juures. TalTechi inimesed tegelikult aitasid 50-ndatel aastatel ehitada põlevkivijaamasid. Ja seal käis täpselt samamoodi. Esimesed läksid natuke untsu. No ütleme natukese rohkem untsu kui natukene. Teised juba parandati midagi, läksid vähem untsu. Kolmandad olid juba päris head. Ja need põlevkivi elektrijaamad, mis siis ehitati 70-ndatel, need tulid juba päris okeid. Ja need tänaseni tegelikult suudavad toimida. Et see on normaalne tootearendus, et kui sul ongi selline asi, mida maailmas ei kasutata kuskil, siis sa peadki seda tuunima. Et lihtsalt see Auvere tegelikult ongi minu jaoks, ta on täiesti, ütleme, prototüüp elektrijaam. Kui need Auveresid panna üksteise kõrvale järjest näiteks 5 või 6 tükki veel, siis need 3., 4. ja 5. oleksid juba päris head. See on nagu maja ehitamise kohta öeldakse, et esimese maja ehitad vaenlasele, teise sõbrale, eks ole, kolmandas seal võib-olla juba kannatab endal kelada. Täpselt sama. Okei. Kuulge, öelge, te rääkisite, eks ole, särtsust, mis tuleb naabritelt. Kui palju peaks
diversant juhtmeid läbi lõikama või mitu juhet peaks diversant läbi lõikama ja mitu tundmatu riigi lipu all sõitvat laeva peaksid oma ankrud nii-öelda lohisema unustama, et Eestis tekiks ikkagi selline ulatuslik elektrikatkestus? No selleks õnneks natukene tuleb ikka vaeva näha, et liiga lihtne see ei ole. Et näiteks kui meil täna on Eesti ja Soome vahel 2 kaablit, et kui need mõlemad korraga katki lähevad, et sellega veel tegelikult me pimedaks ei jää, isegi ei pea tarbimist piirama. Aga kui need asjad kombineerida kokku mingite teiste asjadega samaaegselt, ja see ongi see, mida me natukene kardame, on see, et kui keegi tahab sihilikult ikkagi energeetikat saboteerida, siis siin kehtib täpselt sama nagu igal pool mujal, et kõik see, mida inimene on loonud, saab ka inimene hävitada. Kui ei piisa 1 või 2 asja hävitamisest, tuleb 3 või 4 hävitada. Selles mõttes meil ei tasu teha endale illusiooni, et see elektrisüsteem on mingi selline asi, mida on võimalik absoluutselt kõikides oludes hoida üleval. Kui ikka keegi hakkab seda süstemaatiliselt katki tegema, siis ongi probleem. Mida me oleme õppinud Ukraina sõjast, just nimelt teie tööpõllult vaadates? Ma arvan, et see sama ongi, et peab olema valmis väga kiiresti reageerima. Kui kuskil midagi juhtub, kõiki asju ära hoida ei õnnestu, me saame päris palju vähemaks teha seda, kui õnnestub kellelgi midagi kahjustada, aga lõpuni kõik ära ei hoia. Oluliselt suurem valmisolek kiiresti asjade korda tegemiseks on see põhiline sõnum. Mida see tähendab? See tähendab meie jaoks tegelikult, et meil peavad olema seadmete varud oluliselt suuremad, meil peavad olema need mehhanismid kokku lepitud, kuidas me oma partnerite abiga siis kiiresti asjad korda teeme, sest tegelikult ega Elering on ju ka, nagu ma ütlesin, väike ettevõte, me ise ju tegelikult ei ehita, ei paranda, et me oleme need, kes teavad, mida tellida ja me head partnerid siis teevad head tööd meile. Et me peame suutma nendega kokku leppida, et kui kuskil on mingisugune samaaegne probleem mitmes erinevas kohas, et kuidas me siis ressursse jaotame, teeme otsuseid, et mis on kõige olulisem, mis mitte ja oleme ette valmis selleks kõigeks. Mina elan maamajas. Mida mina teha saan? Et mu selline, et võimalikuks kriisiks valmis olla. Mul on puuküte, mul on salvkaev. Samas jälle ma elan piirkonnas, kus, nagu ma ise irvitan, et ega tuult ei ole tarvis, et seal vool ära läheks. Piisab, kui õhk liigub, juba korras läinud. Et mida ma teha? Täiesti praktiline nõuande, mida ma teha saan? Ma arvan, et ega nendele inimestele, kes tegelikult on harjunud, et aeg-ajalt tormidega läheb elekter ära, et nendel selleks valmisolek täiesti piisab ka selliste natuke suuremate kriiside jaoks. Ma arvan, et see peamine probleem on ikkagi nende inimestega, kellele elekter läheb väga harva ära ja siis võib tekkida tõesti probleem, et minusugune tüüp elab Nõmmel, mina ei mäleta, millal mul viimati katkestus oli seal. Kõik ilusti liinid on maa all, eks probleeme pole. Et minusugused tüübid peavad tegelikult olema natuke rohkem valmis selleks. Et ongi, et sul on seal mingisugune, et pole, kas sul on omal ahi olemas, millega sa natuke sooja saad, sul on vähemalt mingisugune gaasigrill, millega sa saad häda pärast nendel pannkooke küpsetada. Et mingid sellist tüüpi asjad, et minu arvates see peaks olema nagu iga riigi kodaniku põhi eeldus, et kõike tema eest ei tee riik ära. Ükskõik missugune see kriis on, et mingi asi tuleb ise teha, et see on natukene selle lääne ühiskonna tekkinud selline õpitud abitus, kus kuidagi sa eeldad, et absoluutselt kõik tehakse minu eest, et ei, ikka ise tuleb ka midagi teha. Hulluks ei pea minema, et ma ei pea endale 10 meetri sügavusele maa alla varjendit, eks ole, kaevama, aga 2 5-liitrist kanistrit puhta veega, et ma peaks kohe nagu kopsikuga jooksma kaevu juurde ja võib-olla siis tõesti, eks ole, see sama gaasigrill ja võib-olla siis ka mingisugune natukene toeka makupank. No just. Ja pluss natukene mingid toiduvarusid, eks kõik sellised elementaarsed asjad, natuke, ma ei tea, WC-paberit ja apteegist rohtu varuks osta, et ühesõnaga sellist tüüpi elementaarsed asjad. Ja ma arvan, et ikkagi, mis on natuke olulisem kui need päris varud ise on see, et see valmisolek hakkama saada, et sa tead, et mingi selline asi võib juhtuda, et sul ei tekib paanika, et sul on plaani olemasolu, mis siis, et seda plaani tuleb kindlasti jooksvalt muuta pärast. Juba plaani enda olemasolu aitab inimestel hakkama saada. Teadmine, et ma olen teinud kõik endast sõltuva. Või vähemalt ma ei ole jälle veel. See ei ole mulle mingisugune olukord, kuhu mind visati vägisi. Ma ise võtsin endale valiku, et ma olen selles olukorras selliselt, et ma saan hakkama siin. Teate, mis on seal kõige suurem probleem, kui see elekter nüüd tõesti ära läheb? Ma võin rääkida umbes 15 aasta tagusest kogemusest.
läkski kuskil, ma arvan, see oli mingisugune laupäevane päev, läks keset hommikut läks siis see vool ära ja siis tuli siis teade, et noh, et me tagasi paneme siis mingi homme või ülehomme, noh igatahes läks aega. Ja siis lapsed olid siis minu meelest olid sellised, äkki nad olid mingi 5 ja 8 või midagi sellist. No nii, mis me siis tegime? Otsisime siis välja lauamängud, mängisime kõik need lauamängud ühe korra läbi, siis tegime puupliidi peal pannkooke, siis otsiti välja, oli kingitud selline pähklipure ja siukene teatri said teha kartongist, eks ole, kõik 200 erinevat kostüümi ja värgi, panime need kokku, mängisime läbi, siis tegime, eks ole, veel puupliidi peal süüa, sõime kõhu täis. Siis oli nagu selline tunne, et noh, nüüd tahaks nagu magama keerata, vaata kella 5:30. No ei saa veel magama minna. et lastele tegevuse pakkumine selle koha peal võib osutuda veel kõige suuremaks probleemiks. Ja. Ma täitsa kujutan ette jah, et kui ikkagi tahvelarvutist brausida ei saa sellepärast, et Wi-Fit ei ole ja või noh, 2 tundi saad, eks ole, siis ta saab ju tühjaks. Ilmselt ongi jah, eks ongi teistmoodi elu, et tänapäevaselt, et need asjad, millega inimesed tegelevad, noh vanal ajal ju, mida talvel ikka tehti, pimedal ajal tehti mingid asjad, valmistuvad ette suveks ja olid kõhtud sisustatud. Ma arvan, nad seal ikka magasid ka nagu täiesti rahulikult, mis sa seal pimedal ajal, ega see uni tuleb ka hästi. Ja. No küllap seda ka, jah. Seal tõmbame korraks nüüd orja öös pausi vahele, et nüüd nagu magame rahulikult seda. Kuulge, viimase asjana, kuidas te töötate ju päris pingelise koha peal, mis siin salata ja küllap teil siin ikka aeg-ajalt on ka, et sõbrad helistavad. Kuule, miks mul siin praegu lamp pilgub, eks ole, mis seal toimub? Kuidas te oma vaimset tervist hoiate? Ma ei tea, minu arust on oluline on ikkagi see, et see seltskond, kellega koos me seda kõike teeme, et meil on selline, noh, kui te ütlete, tugev kultuur, et me toetame üksteist, et meil ei teki kuidagi, et noh, loomulikult kriisides on alati kõigil raske, aga keegi ei ole kunagi üksi meil. Et see on üks asi ja teine on see, et vähemalt mind isiklikult väga aitab see, kui mul on füüsiline pool on korras, siis ma tean, et ka vaimse poolega ma saan hakkama, et mulle väga meeldib looduses igasugu asju teha, sporti teha kõvasti, et selles mõttes, et inimene peab iseendast hoolitsema sellepärast, et töö ei ole kogu sinu elu. Me elame ainult ühe korra, et oma tööd tuleb teha hingega, aga samas sa pead aru saama, et see elu on ikkagi sinu elu, et sa ei ole kuidagi nagu tervise nimel, ütleme, tervise arvelt ei tohi asju teha. Lase tuli vilgub. Vaimne tervis on ka oluline. Vaimne tervis on oluliselt. Tuli vilgub oluliselt vähem, kui seda teevad, tuld hoiavad põlemas inimesed, kes on tugeva vaimse tervisega. Et siis nad saavad oma tööd paremini teha, see on see minu mõte. Jõudu ja jaksu. Aitäh!